taas Fangliao ümberistumise koht. Tulin bussiga Tsaatsengist siia, et Taitungi edasi sõita ja mul on mingi 1,5 tundi aega. Ja vaatan siin Kalasadamat. Siin kõrval rohelises nurga peal puikas. Kohe müüakse kala ka. Niiviisi keerlevad siin. Asjad. Välski ja paistab, et muud merenid ka. Valid omale leikilt kala välja. Kohe tehakse selle ära ja tuuakse lauda ka. Siin on näha, kuidas mangod kasvavad. Juba mitmel pool ma olen vaadanud, et mingid kotikesed pannakse ümber, et huvitav miks küll, aga see on nüüd kaitsta siis mangovilju putukate ja lindude ja vahel isegi halva ilma eest. Ja see on puhas käsitöö, aga farmerite jaoks teinekord tasub pingutust. Fangliao Rainbow Village, Vikerkaare küla. Mis selle silla äkki saab sinna külla sisse. Ahoo, paistab siuke päris mõnus vaadiline nurgakene olema. Põhiliselt söögikohad ja mingisugune taimen. Vaat kui sõbraliku olemisega tigu. Ja siin on meil teisigi elukaid. On või? Saa arugi, kes need on. Kõik Vikerkaare värvilised. Keda see Vikerkaare küla on päris väike, enam 2 tänavat. Kalakesed ja jõuangi raudteejaama. Et asula ise suhteliselt väike, põhiliselt ilmselt ümberistumise koht. Ja näib, et kala on selle koha siis üks sümbol vähemasti. Olen jõudnud Taitungi raudteejaama ette, kus siin käib sebimine ja on palju rahvast. See raudteejaam ise paikneb linnast mõnevõrra eemal, nii et siin on ka igasugu transporditeenuse pakkujaid. Aga ma siiski mõtlesin, et see 6-7 kilomeetrit, mis linna on, et ma võin jalutada ka. Seesama raudteejaam väheke distantsilt. Taitung siis on Taiwani kagunurgas, on linnaline asula ja sama nimeline maakond ja sellest Taitung City's elab kuskil 100 000 inimese kandis ja see on kogu selle siis idakalda kõige suurem linn. Põhiliselt öeldakse, et inimesed tulevad siia läbi sõidul, et ta ei ole nagu väga palju vaatamist Taitungis endas. Pigem sõidetakse siin paadile populaarsele saarele. Või siis, kes lähevad edasi lääne poole Kaohsiungi ja nii edasi. Ja mina tulin siis ka siia vastavalt ainult 1 ööks. Taitungis pidavat kasvatatama Taiwani parimat liisi. Kasvatatama ja saama. Veel mille poolest ta on eriline on see, et siin elab päris palju neid põliselanikke, mitte hiinlasi, mitte jaapanlasi, vaid päris põlisrahvad, kes olid siin enne neid sissetulijaid. Ja väidetavalt esimesed sissetungijad
Hiinamaalt jõudsi siia alles 1800. aastatel ehk siis mõnisada aastat hiljem, kui nad jõudsid näiteks Tainanni saare lääne pool ja põhjust pole raske arvata, miks, et eks siia on suhteliselt raske ligi pääseda või vähemasti oli, sest suur mäeahelik, mis kulgeb läbi Taiwan'i saare ülevalt alla, oli ees. No, muidugi tänasel päeval see siia pääsemine on lihtsamaks tehtud, et mina tulin viuhtirongiga. Kuigi jälle see viuhtirongiga on niimoodi, et ei tea, kuidas see piletitega on, sest ma broneerisin pileti mingi 6 aega tagasi. Enam-vähem nii, kui see piletimüük lahti läks, et kuskil 28–30 päeva enne siis rongisõitu, kui on siukene rong, nagu mina valisin, et tuleb suhteliselt kiiresti ja suhteliselt suur nõudlus, tehakse see piletimüügi aken lahti. Siis pead hakkama kohe broneerima, sest ega need Taiwan'i inimesed ise ka, et need on päris käpp, et pileteid ära näpsama. Ja nad on harjunud siukeste asjadega nagu loosid kusagile saamiseks ja nii edasi. Aga siin ma nüüd olen. Ma ei tea, miks ma seal all sõidude ääres kõndisin, kui tegelikult siin üleval läheb täiesti kena. Siukene autovaba tee ka. Ja juba see linn paistab ees. Et ma valisin väikese ringiga tee, ei tulnud seda suurt sõidutee mööda. Mis tähendab, et minu jalutuskäik saab muidugi pikem, aga siin on palju ilusam. Siin keset teed on mingisugune vaatekoht, võiks öelda, et äkki linnuvaatlust on, mis siin infokirjad siis räägivad. Vetland, hävig maas, Taiwan'i stiilis ilmselt. No nii, torni otsast. Google Maps näitab sinist värvi, justkui jõgi oleks lai. No siin mingisugune almetu nire äkki voolab kuskil, aga üldiselt ei ole väga märgmaa. Kohalik ja väike ujumise ja chillimise ala. Olen linna välja jõudnud, nagu igas linnas. Siingi suur ja uhke tempel, eriti uhked on tal väravad. Tempel ise taga ei paistagi nii suur. Aga muidu see linn jätab mulje nagu linn ikka. Võib-olla pisut vaiksem ja ohutum, kui on Lääneranniku suured linnad. Traveler hotell. Siin pakutakse isegi kiirnuudleid.